tulemast siia armsasse Orava kultuurimaja saali. Et ruumi on küll vähe, alguses tuleb mahutada, aga lõpuks mahume kõik ja laua all oleme kõik sõbrad. Jutumärkides muidugi. Et see oli Pillimeeste suur soov, et selle juubeli peaksime siin Orava kultuurimajas, kus me kunagi alustasime. Et kes teab, võib-olla on see viimane pidu sellises formaadis vähemalt, et siis olgu pidu vähemalt nostalgiline ja hästi suurejooneline. Ühel ilusal detsembrikuu päeval panin puhtad riided selga ja läksin Võrru muuseumisse peole. Seal pidas keegi härra Kahar Kepo Pilli juubelipidu. Kontsert oli ütlemata ilus ja südamlik väikeses koduses õhkkonnast. Sealt see kõik alguse sai. Olen vahel ikka mõelnud, et kui ma poleks tol päeval Võrru läinud, kui igav oleks võinud mu elu siis olla. Selle sündmuse taga on ikkagi üks inimene, kes seda kõike korraldab, on Külli Päht. Tema on seda läbi 20 aasta vedanud, et ilma temata ei oleks ju seda sündmust üldsegi. Et selles mõttes me ei tohi unustada neid, kellel on teeneid siis tegelikult, kes päriselt teevad seda asja. See koosmängu rõõm ja üksteise kuulamise rõõm, see on see, miks siia tullakse. See tunne sellest, et me kuulume kokku ja me jagame seda sama pärimust. Et see on väga võimas ühendav faktor. Küla Pillimees saab indu juurde, et pilli edasi mängida, aga põhiline on ikkagi seda energiat ja head tuju, et elus edasi minna. Et ongi hea, et see iga aasta on, et juba kui hakkab muust elus mingi stress tulema ja väsimus, siis käid jälle siin ja järgmise aastani on jälle korras. Mis selle lõõtspilli juures kõige mõnusam siis on? Miks teda armastatakse? Kõla ikka täpselt, et see kõla paneb, see käib läbi kere, et see kogu, juba tema see häälestus on selline, et ta säriseb ja siis mängija säriseb, publik säriseb, et selline vibra käib läbi ja see on hästi mõnus ja see nakatabki. Et just see, et tal on Teppo Timm, et August Teppo mõtles lisaks pillile välja ka häälestuse. Kuna 3. Küla Pillimeeste päev oli nii võimas, tekkis proua Küllil mõte, et selle sündmusega võiks lõpetada. Võimas ja lõpetada. Et sellist sündmust ei suuda enam korraldada, aga kuna rahva tagasiside oli nii hea ja surve oli väga suur, et pidu korraldada, siis ei saanud ta lõpetada. Roose kuldseid nii kui koore või, liiga õnnes alles mamma juures või, liiga mamma juures veidi saada või. Et lõõtspillimängija leiab endale siis kaasa ja noored ikka nagu tead, tuleb pisike pere ja üritavad siis seal järjekordne õhtu, eks ole, üritavad teda magama panna. Ja see ei taha midagi jääda, eks ole, proovivad seal igat moodi ja küll naine laulab ja teevad seal nägusid ja tilu-illu ja lõpuks lõõtspillimees ütleb, et kuule,
kuule, aga ma mängin talle, tead, hoopis paar luud. Naine ütleb selle peale, oot, proovime ikka enne hea. Vanaisa kettise köökise latti, neti tegi mulle katti. Vanaisa kettise köökise latti, neti tegi mulle kiigati uhkede tuttide siidi, tuttide minaga muusitaasine nättid uhked tuttide siidi, tuttide minaga muusitaasine. See lõõtspilli mängijate kogukond on väga ühtehoidev ja väga toredad inimesed, et see sõpruskond on see, mis paneb ikka Saaremaale varavamalt üles tõusma ja rattad alla ja siia kohale. Et täna just vaatasin, et minu kodust siiani on 432 kilomeetrit. Nii et ainult sõita. Aga mida sina kui pillimees saad sellelt ürituselt? No ikka emotsioonid ja et vanade sõpradega jälle kokku saada. See on see põhiline, et sellepärast me siia ju tuleme, et küsida, kuidas läheb ja samas võtab iga mees siis oma kodukandi või mingisuguseid selliseid head ja paremad kaasa, see pannakse lauale ja siis maitstakse ja siis proovitakse üksteise pille, sest et täna siin on ju väga palju selliseid pille, mis on juba haruldused, vanad depopillid, eks ole, mida sa ütleme nii, et sa näed seda võib-olla mõnes video pealt kuskilt, aga et sa saad teda nii-öelda reaalselt katsuda ja mängida, et ega seda nüüd niisama lihtsalt alati, meil Saaremaal vist on üldse üks 3-realine lõõtspill, depo originaal, rohkem neid ei ole ja ega see väga aktiivselt ei mängi ka, nii et siin on siis hea võimalus sul depo lõõtspilli katsuda. Nii et ma loodan, et Külli jätkab selle traditsiooniga, 20 on küll, samas on ta väike number, aga ühe peo jaoks on ta täitsa auväärt number. See sai alguse sellest, kui käisin Võru muuseumis ühel vanemal August Depo pilli sünnipäeval, mida Einar Kahar korraldas. Seal oli palju nendest lõõtsameestest kohal, kes täna ja nii ta läks, tegime oma peo ja käime sealt saadik koos. Jah, eks ta raske on niimoodi töö kõrval korraldada, aga no vaatame.